Tere teile! Mina olen Raul-Markus Vaiksoo, ma olen siin Eestis, Tartus. Meil on kell 7:15 hommikul ja sina oled teelerebane, sa oled Hongkongis ja teil on kell 1:15. 1:15. Et mul on väga hea meel, et sa palusid mind appi tutvustama siis nii sind kui sinu debüütraamatut Minu Hongkong, veel õli tulle. Ja me tunneme sinuga peaaegu, et terve dekaadi juba tõesti võiks öelda, et titest saadik, mitte küll päris, aga ma siiski sellest hoolimata, et ma siin hästi tean, küsiksin selle raamatuesitluste must küsimuse esimese asjana, et kuidas sa jõudsid sinna Hongkongi, mida sa seal teed ja miks sa sellest kõigest otsustasid raamatu kirjutada? Ma jõudsin Hongkongi nüüd 3, peaaegu 4 aastat tagasi juba. Ma tulin siia selleks, et Hongkongi ülikoolis ajakirjandust õppida. See oli väga selge plaan mul, et ma tahan lõpetada keskkooli ja siis minna kuhugile kaugele ja teha midagi põnevat. Ja see kaugele minek oli siinkohal siis Hongkongi midagi põnevat, on siis see ajakirjandus. Ja see ongi see, mida ma nüüd siin siis harrastan. Töötan ajakirjanikuga põhiliselt ja lõpetan ülikooli vaikselt. Ja miks ma Minu Hongkongi kirjutasin, oli see, et aastal 2019, nagu ma olen kindel, et te kõik juba teate, olid Hongkongis suured meeleavaldused ja protestid Hiina võimu vastu siis. Ja sel hetkel sai minust põhimõtteliselt rindeajakirjanik. Ma käisin veetsin päevi ja kuid oma kaamerat igale poole tassides ja politseile näkku lükates ja pisargaasi sisse hingates ja kõike seda raporteerides. Ja mida aeg edasi, seda enam Hiina mõjuvõimu Hongkongis on. Ja see tähendab ka seda, et mingisugused kindlad lood ajaloost lihtsalt kustutatakse ära, täpselt nagu Tiananmeniga juhtus. Ja on ka hirm, et see võib juhtuda Hongkongi meeleavaldustega. Et mu kauge, väga ambitsioonikas idee oli see, et minu raamat on dokumentatsioon Hongkongi meeleavaldustest ja Hongkongi ajaloost ja sellest, kui palju Hongkong on muutunud selle 4 aasta jooksul, mis mina siin olin ja milline see oli, kui ma siia jõudsin ja milline see on nüüd. Et see on, teoorias on see ajaloo mustand, või siis vähemalt minu versioon sellest ajaloost. See on see. Et sa ütled, et sa õpid seal ajakirjandust ja tõesti see suure osa sellest raamatust moodustavad need protestid, mida sa oled siis nagu ajakirjanikuna ise läbi elanud. Aga kas sa oskad tuua mingisugust vahet, et kuidas on läbi elada neid sündmusi uuesti kirjanikuna või mis on see kirjaniku ja ajakirjaniku suhe, et ma isegi võib-olla mõtlen niipidi, et kirjanikuna lugejas sellise teema vastu huvi tekitada ei ole raske, sest et see lihtsalt on esiteks põnev, see on lööv, eks ole, aga võib-olla isegi on äkki vastupidi, eks ole, et sa oled ise selle kõik läbi elanud, see on nii detailirohke. Sa oled ka Eesti meediasse paar artiklit kirjutanud selle kohta, saatnud sealt Hongkongist, eks ole, paar reportaaži, et võib-olla on just vastupidi, et sa pead midagi välja jätma ja kuidas teha seda valikut ja kuidas see kirjaniku ja ajakirjaniku suhe on? See on väga raviv. Ajakirjanikuna sa oled lihtsalt koha peal ja sa üritad nii palju kirjeldada, kui sa suudad ja sa üritad nii palju meelde jätta, nii palju dokumenteerida, kui sa suudad. Kirjanikuna see on lõputult aega. Ma istusin iga õhtu oma veiniklaasiga 4-5 tundi kirjutad ja kirjutad seda sama peatükki ja kirjeldad seda sama asja, mis päriselus läks nagu välgukiirusega mööda. Sa võid seal istuda 5 tundi seda kirjeldada ja kõiki detaile mõelda ja uuesti pilte vaadata, et see kõik ilusti kokku panna. Ja see on väga hea nagu viis, kuidas seda kõike ka enda jaoks uuesti läbi mõelda ja mõtestada, et siis, kui need meeleavaldused päriselt juhtus nii palju, nii korraga, et ei tekkinud kunagi nagu võimalus selle peale mõelda või kuidagi nagu iseenda jaoks kõike lahti seletada. Ja nüüd selle raamatu kirjutamine oli, ma arvan, et sama suur teene mulle, kui see on ajalool, et ma sain ise lõpuks nendest üritustest natuke paremini aru ja enda jaoks sain asjad seletatud. Et need protestid on selle Hiina meelsuse tõusu vastu seal nii valitsuses, eks ole, kui ka inimeste seas, et see Hiina mõju on see hästi-hästi suur
ja nagu seoses sellega sa oled ka ühes oma artiklis vist öelnud või toonud selle paralleeli Eestiga, nii Eesti ajalooga ja üleüldiselt Hongkongil Eestiga, et mul tuleb see 10 000 Buda kuju lugu meelde sealt raamatust, kus selles peatükis sa vist ütlesid või võrdlesid ka ka näiteks seda usuleigust, et hongkonglased nagu eestlasedki tihti pühade ajal on nii-öelda väga traditsioone austavad, aga muul ajal on pigem valdav usuleigus, et võrdle võib-olla natukene seda Hongkongi ja Eestit või hongkonglast ja eestlast ka. No Hongkong ja Eesti on väga lihtne võrdlus, sest et Eesti ja Venemaa põhimõtteliselt sama, mis Hongkong ja Hiina. Me oleme selline väike rahvus, väike inimgrupp kummalgi pool maakera ja meie küljes on selline hiiglaslik kasvaja, kes on meist 30 korda suurem ja mis alati mõjutab meid ja mille käest me kuidagi nagu ei pääse. Isegi kui me oleme nendest iseseisvad, siis Eesti ei saa Venemaast kuidagi üle ega ümber ja Hongkong ei saa Hiinast lihtsalt mitte kuidagi lahti. Et see tekitab inimestes mingisuguse trotsi ja mingisuguse kokkuhoidluse, mida ma pole näinud kusagil mujal kui Eestis ja Hongkongis. Eestis väljendub see iga aasta laulupeol või tantsupeol ja Hongkongis väljendub see iga aasta meeleavaldusel. Et see on nii palju võrdlus ja võib-olla sellepärast mulle siin nii väga meeldibki, et kõik on täiesti teistmoodi, aga kõik on samas inimeste mõtteviis tundub kuidagi kodune. Tore. Jah, mulle tuleb meelde see minu vaieldamatult lemmik peatükk, mis on vist oli selle nimi Mina ja mu Mekka. Mina ja mu Mägi, mu Mekka. Jah, Mägi, mu Mekka. Jah, just. Ma isegi tegelikult mõtlen, et ma ei hakka seda teemat praegu avama, aga kõikidele tulevastele lugejatele ma soovitan selle peatüki juures 2 korda mõelda, sest et minu meelest võtab see selle raamatu kokku paremini kui ükski teine peatükk esiteks ja teiseks minu meelest on seal peidus ka selle raamatu tegelik sisu, mis ei ole üldse nii väga ainult need protestid ja ainult see, mida sa proovid lugejat kogu aeg natukene arvama panna, libisedes sellest tõsisest, palju tõsisemast teemast mööda. Aga jah, mida ma tegelikult tahtsin öelda on see, et seal on tõesti seal on 21. sajandi kriitikat, seal on loomulikult kõik need protestid selles raamatus ja seal on veel rassismi ja võõravihale osutamist, siis on seal Hongkongi vaateid, seal on loodusvaateid, seal on sinu isiklikku elu, linna kirjeldusi, eks ole, ja et see on kuidagi uskumatul kombel, see eklektilisus on ikkagi nagu väga nauditav, et ta justkui loob nagu mingisuguse omaette vormi ja toimib sedapidi nagu jube hästi ja minule tõesti, mulle meeldivad nagu kõik need eklektilised killud sellest, aga milline on su enda lemmikosa sellest raamatust ja võib-olla veel selline eristus, et mida oli nagu kõige parem või lihtsam kirjutada ja mida sa nagu tagantjärele kõige rohkem naudid või mis sulle tagantjärele kõige rohkem meeldib, mida on hea ise üle lugeda võib-olla? Mulle väga meeldis kirjutada täpselt neid väga spetsiifilisi ja väga veidraid kirjeldusi, millest sa räägid. Mulle meeldib see, et kui ma näen tänaval prussakat, siis ma ütlen sulle, mitu tunnelt tal on, mitu jalga tal on, mis värvitoonid täpselt on. Kui ma talle peale astuksin, siis vist välja purskaks ja mida see prussakas umbes mõtleb. See on asi, mida kirjutada, sest sa lihtsalt istud seal ja nokitsed. Lihtsalt istud ja nokitsed ja mõtled aina veidramaid asju välja ja seda on lihtsalt nii huvitav ja nii lõbus enda jaoks ka kirjutada, mõelda nagu, millega ma aju nüüd nagu välja suudab tulla. Kõige lihtsam oli kirjutada meeleavaldusi, sest et sellest mul oli nii palju pilte, mul oli tweete lõputult, mida ma olin Twitterisse toppinud ja mul oli lihtsalt nii palju asju, mida kogu aeg peegeldada, mida kogu aeg vaadata, mida kogu aeg meelde tuleta. Siis need oli lihtsalt väga lihtne kirjutada ja need olid ka just juhtunud. Aga tagantjärgi mulle meeldivad kindlasti need kirjeldused, just need veidrad kohad ja neid ma lisasin palju ka lõpus juurde, et kui raamat oli põhimõtteliselt juba valmis,
siis ma käisin lihtsalt lõpututel pikkadel jalutuskäikudel, lihtsalt kõndisin mööda linna edasi, tagasi ja kirjutasin endale telefoni üles veel mingeid asju, mis ma nägin, et umbes, et siin on need vanamehed, kelle käivad oma puurilindudega õues jalutamas või no mis iganes väikseid detaile, mida ma veel märkasin, mida pidi kindlasti veel kuhugile sisse toppima, umbes merikurgid, mis kuivavad tänaval ja siis kassid, kes käivad nende peal magamas, aga mingid väiksed detailid, mis minu jaoks toovad selle linna ellu ja mis minu jaoks ei ole enam nagu sigav kirjeldus. Ta oli pikk ja tal olid, ma ei tea, sinised silmad, et see ei ole päris seesama ja seda on hästi lõbus kirjutada lihtsalt, sest et kõik need väiksed detailid, neist saavad nagu omamoodi karakterid. Ja ma räägin sellest ka raamatus kogu aeg, kuidas Hong Kong on nagu raamatu peategelane ja siis kõik teised selles loos on tegelased või karakterid. Ja see prussakas ja see merikurk ja see kass, nad on kõik täpselt samaväärsed tegelased minu silmis. See on väga äge. Mulle tuli veel meelde see Hiina uusaasta peatükk, selle nimi on vist Kung Hei Fat Joy. Ja selle Raulile raamatu saatmise kõige lõbusam osa oli see, kui ta üritas mulle kõiki neid kohanimesid ja neid hüüdlauseid tagasi hääldada. Vaatame siit lõiku seda korra veel ja siis ta veeriks. Jah, nii tõesti oli. Aga siis vastupidi, et milline nagu kõige raskem osa oli, et minule kindlasti ikkagi need protestid, nüüd on võib-olla juba nagu aega möödas ja ma olen sellega leppinud, aga ma mäletan, kui sa mulle neid veel elavalt kirjeldasid, kui sa ei saatnud mulle isegi mitte raamatu peatükki, vaid sa kirjeldasid elavalt, mis juhtub, sa saatsid mulle videoid ja pilte sellest, kuidas sa oled tänavatel ja ma pean ütlema, et meeletu ja tõsine hirmu tunne oma väga väikese siniste silmade ja blondide juustega sõbranna pärast, kes on kuskil Molotovi kokteilide vahel. Et see oli nagu, ja seda ikkagi tegelikult ka üle lugedes, see tuleb väga elavalt meelde, sest need on väga elavad kirjeldused, kuna sa ju päriselt oledki seal ise olnud. Aga mis sulle endale oli võib-olla kõige keerulisem kirjutada ja mis sulle võib-olla nagu ka ei meeldi võib-olla selle lõpliku või et kas on mingisugune osa, mis ei ole sulle nii sümpaatne? Ja muidugi on. No isiklikud osad on alati rasked kirjutada. Ja ma mõtlen isiklikud osad täpselt nagu see mu mägi, mu meka, kohad, kus sa räägid natuke, ma ei tea, no peaks filosofeerima, aga ma olen 22, nagu mida mul on nagu elu kohta õpetada, mida mul on siin nagu filosofeerida või elu mõttest rääkida, mul ei ole mitte midagi nagu elu mõttest siin lisada, mul on nagu tahaks loota, et 3/4 elu veel ees. Need olid rasked kirjutada, sest sa kirjutaksid ükskord, õhtul tuled hilja koju heas tujus, mõtled, et ma tunnen midagi ja ma kirjutan selle nüüd ülesse ja kirjutad ülesse, siis järgmine hommik lähed seda lugema, mõtled täiesti välja, mida ta räägib, midagi ei saa aru ja see kõik tundub nii kuidagi iiveldama ja ehk siis need on need jupid, mida ma kirjutasin uuesti, ma ei tea, kui lõputult, sest need on siiski nagu see raamat räägib sellest, kuidas mina üles kasvasin ja kuidas Hong Kong üles kasvas samal ajal. Nagu ma mul vedas sellest suhteliselt, ma jõudsin siia, kui Hong Kongis oli kõik veel rahulik ja see oli lihtsalt selle nimeline paradiis. Ja siis, kuidas me koos nii-öelda üles kasvasin, mina ajakirjanikuks ja tema, ma ei tea, mis on praegusel hetkel. Aga see on mingil määral selle raamatu point, et see ei ole lihtsalt raamat Hongkongis, see ei ole raamat meeleavaldusest, see ei ole ajaloos, see on sellest, kuidas üles kasvada selle kõige kohal. Kui seal kõige keskes, ma olin 18, kui ma siia kolisin. Et ma tahaks loota, et ma olen suhteliselt palju muutunud ja õppinud nüüdseks hetkeks. Ma pidin midagi väljendama, aga seda on nii piinlik enda jaoks kirjutada ja siis uuesti lugeda ja siis mõtled, nagu millest see mingi väike pont siin tuleb ja hakkab seletama, mis on elu mõte. Ja siis ma üritasingi sellest nagu sammu tagasi võtta, et mitte õpetada, mitte mingit loengut pidada, et rohkem lihtsalt rääkidagi nii selgetes terminites kui võimalik ja tehagi see selgeks, et ma räägin lihtsalt täiskasvanust saamiseks. Ma ei räägi elust kui üleüldiselt, ma räägin sellest perioodist, mis on selle vahel, kui me vanemate kodus elame ja mis on siis, kui sa elad iseseisvat elu teisel pool maailma või mitte. Ma olen väga nõus. Ka minu meelest räägib see raamat just nimelt sellest. Sellest on väga lahe nagu ise aru saada, sest et tegelikult sa tunnistad mulle seda ikkagi esimest korda. Me räägime ikkagi... No inglise keeles oleks selle žanra nimi coming of age. See on nagu see täpselt see aeg, kus sa lähed mingi pubekast
loodetavasti päris inimeseks, on ju, et see oleks see žanri nimi inglise keeles. Eesti keeles sellel vist ei ole nime, mis on väga hea, sest see tähendab, et mina ei pea sellele mingit nime panema, on ju. See on küsimus, et kas ta saab sellest aru või mitte ja kui ei saa, siis ei ole ka eriti probleemi. Et nendes kirjeldustes on hästi palju Hongkongi ja tõesti ka üks minu lemmikkoht on see 10 000 budamunga lugu ja tõsine 21. sajandi kriitika, aga võib-olla ka väike Hongkongi kriitika. Et mis Hongkongis siis muutunud on selle aja jooksul, mis sa nüüd seal olnud oled? 4 aastat saab täis, eks ole varsti. Jah, 4 aastat varsti. Kui ma siia jõudsin aastal 2017, see on otseses mõttes paradiis. See oli armastus esimesest silmapilgust. See on nii uskumatu koht, lihtsalt see linn ja see mäed ja see meri, nagu see kõik, mis siin koos on ju lihtsalt puhta geograafiliselt, on ju see mered ja mäed ja see linn ja see on nagu nii vapustav ja see annab sulle nii palju asju, mida teha ja nii palju nagu uusi asju, mida avastada. Ja lihtsalt see kõik need veidrad asjad ja see on nii põnev see esimene aasta, kui sa lähed välja ja iga kord sa näed midagi uut ja veidrat. Mis asja nad teevad, et sa näed mingit vana inimest oma ämbriga ja siis ta viskab sinna mingid kollaseid pabereid ja siis ta paneb selle kõik põlema ja viskab sinna apelsini sisse ja mõtled, mida ta teeb, mis siin toimub ja siis läheb jälle koju ja jälle guugeldad ja siis avastad, et ta andis andmeid. Et siis hakkavad natuke nagu juhtmed kokku kuidagi hakkavad, nagu pilt hakkab kokku tulema, pustetükid järjest tulevad. Et see oli lihtsalt nii põnev avastusaeg, kogu aeg oli midagi uut toimumas ja see oli nagu sel ajal ma magasin umbes 4-5 tundi öös, sest rohkem polnud vaja, sest et kogu mu energia tuli sellest linnast. Ja mul on väga vedanud, et ma üldse nägin seda osa, sest nüüd mul on nii palju sõpru, kes on Hongkongi jõudnud aastal 2019 või 2020, kus enam seda Hongkongi ei ole väga näha. Et niipea kui meeleavaldused algasid 2019 aasta, siis muutusid asjad ikka päris drastiliselt, lihtsalt selle nagu igapäevaelus, mida sa näed või mida sa tunned. Et varem oli Hongkong 24/7 elus, nüüd pannakse poed ööseti varem kinni. Meeleavalduste ajal sa ei läinud nagu ükskõik kuhu ilma, et sa poleks vähemalt telefonist vaadanud, et äkki kas seal toimub midagi täna või kas ma saan ilusti koju või ma ei saa. Sõnavabadust on kõvasti piiratud lihtsalt. Ma võiksin siin öelda igasuguseid lauseid, mille eest nüüd lihtsalt vangi saadetakse, mis räägiks Hongkongi iseseisvusest või Hongkongi demokraatiast. See poliitiline olukord pole lihtsalt poliitiline olukord, mille üle otsustatakse kusagil Pekingis, et on Xi teeb nii ja nii, ja siis poliitiliselt midagi muutub, et see on päriselt igapäevaselt rusu ühele rahvale selline teema ja see on nii veider, et seda on näha ka nagu füüsiliselt linnapildis, et samad neonsildid, mis on nii legendaarsed Hongkongis või suured plakatid ja värvilised asjad igal pool, et need on vaikselt kaduma hakanud, sest et osa Pekingi plaanist on ka see, et Hongkong peaks rohkem Hiina moodi välja nägema. Me oleme praegu väga segunenud igat pidi ja siin on palju lääne influentseeriti arhitektuuris ja niimoodi. Ja nüüd nad üritavad seda kõike rohkem kommunistliku masstoodanguga välja vahetada. Et see muutus on silmnähtav. Ja mingi määral on see ka positiivne selles suhtes, et mulle tundub, et hongkonglased on natukene tõsisemalt hakanud asju võtma. See oligi pidu ja raha ja niimoodi läks. Aga mulle tundub, et nüüd on natukene prioriteedid rohkem paigas. Äkki võiks öelda. Jah, prioriteedid natuke rohkem paigas selles, et me jälle näeme nende asjade väärtust, mis on sõnavabaduse väärtus ja mis on kultuuri väärtus. See on nagu vaikselt tagasi tulnud. Aga jah, nüüd ma tahaks kui piirid avanevad, siis ma tahaks reisi vanasse Hongkongi. Reisi 2017 aasta Hongkongit lihtsalt näha, kui eriline see oli. Et nüüd, kui ma räägin sõpradega, kes olid siin aastal 2017 ja lahkusid, et nagu midagi juhtuma hakkaks, siis neil on nagu täiesti teine idee sellest kohas, et nende mälu on see nagu talletunud kui mingi paradiis. Ja see ikkagi on, aga nüüd see on lihtsalt paradiis, aga ära ütle, et sa tahad, et paradiis saaks iseseisvus. Okupeeritud paradiis. Jah. Jah, ma olen ka täiesti õppinud sinu lugude kaudu selle mitme aasta vältel juba seda linna tõesti peaaegu et armastama, kuigi ma seal käinud ei ole.
et ma tõesti isegi võib-olla ei taha sinna enam tulla, sest et ka minu mingisuguses ettekujutluses on see Hong Kong veel see 3 või 4 aasta tagune paradiis ilma või kuidagi, et need protestid on nagu mingid muud eraldiseisvad hirmsad lood, aga need kirjeldused Hong Kongist pärinevad tõesti sellest varasemast, sinu jaoks varasemast perioodist. Nii et ka minul on täielik armastus selle linna vastu tekkinud. Ja sina, mis ootab sind ees? Sul lõpeb kool varsti. Loodetavasti fantastiline karjäär ajakirjanikuna. Loodetavasti te näete mind New York Timesis varsti või vähemalt CNN-is. Vähem aga ma ei lepi. Aga otseses mõttes ma ei tea, kuhu ma järgmisena lähen. Euroopasse ma tagasi ei tule. USA-sse ei kipu. Ma tahaks väga lihtsalt Aasiasse jääda. Ma jääks väga hea meelega Hongkongi. Aga olukord olles nii nagu ta on, siis see tundub natuke keeruline hetkel. Et võib-olla ma pean leppima Singapuri või mingi sellise kohaga. Aga siis ma jään ikka. Leppima just. Aasiasse ma jään ikka, kirjutan ikka. Ja ma ei tea, äkki tulen vahepeal Eestisse ka. Selge. Ma tõesti loodan, et sa tuled Eestisse juba varsti. Nii mina kui ka su vanemad, me kõik väga ootame sind. Aga ma arvan, et siin kohal on võib-olla hea otsad kokku tõmmata. Et ma tänan sind väga selle vestluse eest. Oli väga tore, et me tõesti tunneme juba väga pikalt ja ikkagi ma... Siin kohal oleks hea lisada pilt, kuidas Raul ja mina oleme 14-15 oma esimesel tantsupeol rahvarietes Kalevi staadioni ees. Ma panen selle see on väga piinlik, aga väga tore mälestus. Väga tore, aga ma tänan sind veel kord ja ma jään väga ootama seda trükisooja raamatut. Ma kavatsen selle igal juhul uuesti üle lugeda värske pilguga. Et tõesti tunneme kaua, aga ma olen sinu kohta väga palju õppinud. Nii ka praeguse vestluse jooksul, aga just seda raamatut lugedes ja seda toimetada natukene aidates. Ma siiski tõe huvides ütlen, et ma ei ole selle raamatu toimetaja ametlikult. Väga suure ära teinud. Aga aitäh sulle ja ma loodan, et me varsti näeme.